Arhlit 100, palju kohutavalt häid õnnesoove on antud edasi. Kas Arhlit läheb paremaks? Muidugi läheb, siin ei ole küsimust. Ütleme nii, et nagu ma täna ka oma kõnes mainisin, me näeme, et see töö, mida Arhitektide Liit on teinud viimased 20 aastat, et see töö lõpuks hakkab ka vilja kandma, et need teemad, mida me oleme tõstatanud, on lõpuks jõudnud ka ühiskonda laiemalt ja ühiskond on hakanud nendest teemadest rääkima ja ühiskond on hakanud nii-öelda rohkem nõudma omale paremat elukeskkonda, kaasaegset linnaruumi ja nii edasi ja kui me juubeliga samaaegselt toimuvad ju tegelikult kohalikud valimised ja esimest korda ajaloos mul on hea meel, et ma pean kiitma poliitikuid. Esimest korda ajaloos ei ole põhiteemad, ei ole maksud, eestlaste, venelaste vastandus ja nii edasi, vaid me räägimegi teemadest, mis on kohalike omavalitsuste teemad, ehk siis linnade ja üldse asulate planeerimine, arendamine ja see on tõusnud fookusesse peateemaks ja see näitab, et ühiskond on asunud seda teemat väärtustama ja nad näevad sellest tegelikult potentsiaali, et kui me tahame ka tulevikus hästi elada ja veel paremini elada, siis siin on see võti, et kasutada rohkem arhitekte ja ka Arhitektliitu tegelikult me oleme ju partner väga paljudele omavalitsustele ja see koostöö on tegelikult aasta-aastalt kasvanud. Ehk siis kutsun üles kõik omavalitsused, kes veel ei ole nii-öelda meie juurde teed leidnud või meie ei ole nende juurde teed leidnud, siis võtke julgelt ühendust ja ma arvan, et koostöös peitub nagu võti ja see parem tulevik. Aga pidu on pidu. Kuidas arhitektid pidutsevad? Soliidselt, nagu on näha, aga ei. Mul on hästi hea meel see, et me suutsime tänases peos siduda ka teisi kunstivaldkondi. Oli ju Märt-Matis Lille teose esmaettekanne, mis on kirjutatud spetsiaalselt tänaseks juubeliks. Mul siin samas metallikunstnik Adolfo Schaulise tehtud Artuuri teemaline märk, et kõik see, mis on ka meie juubeli jaoks spetsiaalselt tehtud ja kõik see süntees ja asjad ja ma leian, et see ongi see, kuhu me peaks tegelikult liikuma, valdkondade ülene ja koostöö ja kõik see, et me peame siduma ja see on see, kuhu muu maailm liigub ja see on ju Bauhaus ideoloogia. Ja see ei peaks muidugi olla mitte ainult kultuurivaldkond, vaid see peaks olema ju kõik see nii alates tööstusest lõpetades tegelikult ka selle tava inimesega, kes on tänaval, et kõike seda siduda ja see on see, kuhu me liigume. Ja ma usun, et kui me tähistame oma 125. juubelit, siis me elame hoopis teistsuguses ühiskonnas ja loodetavasti paremas ühiskonnas. Kuidas maastikuarhitektide koostöö päris arhitektidega on? Ma arvan, et me oleme sellised teismelised ja noorliit alles 18 aastat vanaks saime. Ma arvan, et see läheb aasta-aastalt paremaks ja seda tegelikult näitavad ka aastapreemiate auhinnatud objektid, et kus on koostöö sisearhitekt, arhitekt, maastikuarhitekt. Ja seda juba päris projekti varajase staadiumist. Ja siis ei olegi justkui hoonet eraldi, sisearhitektuuri eraldi, maastikku eraldi, vaid kõik on üks ja voogav. Hoone sobib hästi maastikku ja sisearhitektuur läheb üle maastikuarhitektuuriks. Kui kerge on maastikuarhitektil arhitektiga koostööd teha? See on hea küsimus. Ma arvan, et see sõltub tegelikult inimestest. Kui on tahet, siis on kõik võimalik. Ja loomulikult arhitektid otsivad endale nii-öelda ihumaastikuarhitekte ja vastupidi, et kellega neil on justkui loominguliselt lihtsam, üks maitse ja võib-olla, ma arvan, et lihtsalt igalühel on keegi, kellega ta siis
hea meelega koostööd teeb. Mida Arhitektide Liidule nende suure juubeli puhul soovite? Ma arvan endiselt, et palju särasilmseid liikmeid. Kindlasti on nende tugevuseks see, et nende vanem keskealised liikmed on oma elukogemusega neile toeks ja endiselt ühte liitu peab juhtima natukene positiivselt hull inimene, et neid jätkuks. Arhliit sai 100 ja arhitektuurikeskus on ju ka olemas. Mida vanemale vennale soovite? No nad ikka rohkem sellise asutaja rollis arhitektuurikeskuse jaoks, et arhitektuurikeskus ikka soovib Arhitektide Liidule sellist teravust kõigi oluliste linnaruumiliste teemade käsitlemisel, et ega see teekond hea ruumi nimel lihtne ei ole, et see on kohati selline üsna pingeline ja keeruline, sest see ruumiloome juba või ruumiliste muutuste juhtimine on juba selline, et see ei ole juba ammu enam ühe inimese tõemonopol ja arhitekt on väga oluline selles protsessis, aga mitte ainuke, et see on tänasel päeval ikkagi ühisloome, aga tõsi on see, et tagasi vaadates Arhitektide Liidul on olnud selliseid ikkagi väga palju selliseid positiivseid ja olulisi projekte ja teemasid, kus nad on ikkagi saavutanud seda, et ruum meie ümber on parem, et eks me kõik seda soovime. Võib-olla meie arusaamad tihtilugu ei pruugi kattuda sellega ja nii mõneski osas võiks olla nagu kriitiline kogu selle protsessi osas, kuidas see nii-öelda ruum sünnib ja mis see tulemus on, aga ma arvan, tänase sünnipäeva puhul pigem tasub olla rõõmus nende tulemuste üle, mida on saavutatud, et kas või ilmselt viimase kõige sellisem edukam projekt on avaliku ruumi linnade, väikelinnade väljakud või siis maakonnakeskuste ja teiste nii-öelda väljakud ja peatänavad, mis on andnud nendele asumitele ja nendele elanikele sellise uue hingamise, et kui 2005 sai Rakveres valmis keskväljaks, see muutis oluliselt inimeste arusaamist oma koduste kohast ja olles ise olnud ka Rakvere linnaarhitekt, tajunud seda, kuidas inimesed on uhked oma ruumi üle ja see on väga oluline. Et kui nad on oma kodukoha üle rohked, siis nad ei koli sealt minema, siis nad leiavad selle tegevuse seal või isegi kui nad ei leia tööd, siis nad jäävad sinna elama. Et selles mõttes on väga oluline, et head elukeskkonda ei ole ainult mitte Eesti suurlinnades, vaid ka väiksemates asumites. Arhitektuurikeskus tegi ilusa kingituse, pööraselt suure kaktuse. Oli seal ka mingi tagamõte? Arhitektid on ikka rohkem sellise vormi peal väljas. Juttu on nagu selline, et eks kaktus on nagu taim, mis on ju üks väga vastupidav, olemata tingimustest ja vaadates tagasi sellele ajale, ma arvan, et see iseloomustab väga hästi seda, kus ja millises keskkonnas on arhitektid ja Arhitektide Liit toimetanud, et see ei ole alati olnud soodne meile. Ja ega mis seal ikka, ega teravust tuleb ka ju soovida jätkuvaks järgmiseks ajaks kolleegidele.
loomulikult ilma arhitektideta ei oleks kindlasti arhitektuurimuuseumi, ilma professionaalse arhitektuurikultuurita. Ma arvan, et see on asi, mis ühendab muuseumi eesmärke ja arhitektide liidu eesmärke edendada meie professionaalset ehituskunsti ja ehitatud keskkonda. Arhitektid teevad seda oma loomingu kaudu, muuseum selle kaudu, et me näitame seda loomingut ajas, kuidas omal ajal projekteeriti, mida kavandati, mida tänapäeval tehakse ja muuseum näitab ju tegelikult ka seda, milline võiks meie tulevik olla, kuidas me hakkame tulevikus elama. Kui kerge on arhitektidega asju ajada? Arhitektidega on üldiselt meil vähemalt kerge asju ajada, et kuna meie suhtume neisse väärikalt ja lugupidamisega, et me iseenesest ei sea neile päitseid pähe ja ei piira nende loomingulist vabadust, vastupidi, me nagu õhutame seda tagant ja tõepoolest teinekord ka tellime uusi installatsioone ja projekte näituste tarbeks ja meil on alati hea meel, kui mõni arhitekt on otsustanud oma arhiivi, oma loomingu paremiku meile kinkida, annetada, et siinkohal ainult üleskutse seda ka julgemalt ja aktiivsemalt teha. Millised on soovid Arhliidule? Ikka edasikestmist, vastupidamist, ega tänapäeval ei ole kerge olla arhitekt ja arhitekte ühendav kutseorganisatsioon, et tal peab olema väga kõva hääl ja väga tugevad ka rusikad mõnikord, et maailm on muutunud väga keeruliseks, konkurentsitihedaks ja ehitamises ja linna planeerimises ja arhitektuuris tegelikult valitsevad võib-olla teised jõud, mitte selline professionaalne oskus ruumi luua, vaid väga palju teisi huvisid on seal mängus. Ja? Nii et ikka vastupidamist ja jõudu. Need sidemed on ju väga pikaajalised, mis on olnud Arhliidu ja arhitekte ettevalmistava kooli vahel. Et tegelikult üks arhitektide liidu 15 asutajaliikmest, Edgar Johann Kuusik, oli ju aastast 1944 Erki ja Tarbekunsti instituut veel enne selle professor, ehitas kõigepealt üles sisearhitektuuri eriala, siis kui ta Stalini ajal ka ametist ajutiselt kõrvaldati ja oli pärast ju arhitektuuriprofessor ja täna siin ringi vaadates, seal samas on Vilen Künnapu, kes on ju veel olnud Kuusiku õpilane, just oli Ike Volkov, kes Kuusikust ju on kirjutanud veel tema eluajal, Irina Raud ja neid niisuguseid Kuusiku, kes ju 70 aastate alguseni õpetas, et tema asutajaliikme õpilasi on väga palju. Ja mis seal salata, nüüd kui on ilmunud need Kuusiku mälestused, siis mina ka lasen igal aastal tudengitel neid lugeda ja seal on see Arhliidu asutamise koht nendes mälestustes ka sees, nii et kõik nooremad arhitektid peaksid seda teadma. Kui tähtis on, et ühel erialal on oma liit ja nii tähtsal erialal nagu arhitekt? Ütleme niimoodi, et nendes sellises modernistlikus ekspertteadmiste projektis võib sellega hulluks minna, sest sa võid aina rohkem ja rohkem erinevaid liite tekitada, sest need erialad järjest hargnevad kitsamateks ja spetsiifilisemateks, aga ma arvan, et ükskõik kui palju neid liite on, et neil on oma mõte ja oma loogika olemas, sest seda ühendab, annab sellise kindlustunde, õlatunde, vastastikuse toetuse, ühtsed käitumisreeglid igale elukutsele, ükskõik kui kitsas see on. Et kui me ka Eestis ja mõtleme, et viimasena, kui ma ei eksi, on nüüd lisandunud, maastikuarhitektide liit ja noore liiduna on nad ju väga innukad. Arhitektuuri ajaloolased on kõik kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingus, nemad ei ole veel jõudnud selleni, et kas nad peaksid seal eraldi tegema arhitektuuri ajaloolaste ühingu, aga ma arvan, et see muideks väga palju sõltub ka
koolidest, et ütleme, arhitekti elukutse on selgelt ka kutsestandardiga määratud ja kõik selle standardi alla käivad inimesed lihtsalt kuuluvad ühte liitu. Mis nendele ühe standardi alla kuuluvatele arhitektidele soovida? Jõudu ja jaksu ja vastupidamist, sest tegelikult ütleme niimoodi, et mul on tunne, et arhitektide elu paremaks ja kergemaks tegelikult ei lähe. Et nagu ka Jaak Vintsi juubelikõnest välja tuli, see oli ju väga paljudele õigetele valupunktidele, täpselt nii nagu artiklites ka president Andro Mänd äsja on kirjutanud, tähelepanu juhtiv. Et see, kuidas üha vähem ja vähem ühiskond võtab arhitekti kuulda.